Ma arvan, et 100-aastane Eesti on päris kepsakas ja elab ilmselt väga aktiivset elu nii virtuaalmaailmas oma kodanike kaudu ja ka selles füüsilises maailmas. Kui ma vaatan seda, kui kaua läheb aega raamatupoes üle paari nädala seal käies, et saada sotti kõikide uute teostega, mis on ilmunud, siis ma arvan, et Eestil on ikka hea aeg küll praegu. No sünnipäeva tähistamine ei ole ju kestnud 100 aastat, aga ma arvan, et see võiks olla siis ikkagi lipuga seotud. Et Eesti sünnipäeval iga eestlane, iga eestimaalane heiskab sinimustvalge lipu. Me teeme kindlasti 2 asja. Esimene ja võib-olla siis miski, mis juhtub enne veel vabariigi aastapäeva ennast, 24. veebruari, on üks matk. Ma arvan, üks selline 10-12 kilomeetrit. Nii et põsed on külmand ja lõpuks hakkad parkimisplatsi nagu pikisilmi ootama. Aga kuna sellel aastal esimest korda kutsus vabariigi president ka vastuvõtule, siis kahjuks me 24. veebruari õhtul lastega koos ühe ekraani ees seda ülekannet ja vabariigi presidendi vastuvõttu ei vaata, vaid oleme siis üks ühel pool ja teine teisel pool ekraani. No isegi nii väga, kui ka ei tahaks seda laulu, mis kunagi proovis Eestit selle paiga pealt lahti lükata Peipsi järve kohalt, siis ega ta sealt ei liigu. Ja ma väga loodan, et see Euroopa, mis tema ümber jääb, ei erine väga palju sellest Euroopast, kus Eesti praegu asub. Ehk ma väga tahaks loota, et see on ehk stabiilsem sajand, mis Eestil ees on, aga ilmselge on see, et selle nimel tuleb igapäevaselt kõigil pingutada. See võib-olla johtub sellest keskkonnast, kus ma siin olen ja hetke pärast, tunni ja 20 pärast algab siin jälle saade, kus on koos 40 inimest, kes omavahel räägivad. Ja mulle kohati tundub, et me oleme jäänud selles kehvemaks. Ehk seadmed, mis meid igapäevases elus aitavad, loovad meile vahetevahel sellise petliku meeleolu, et me oleme suhelnud, aga tegelikult ei ole. Ma loodan, et see reipus ja soov üksteisega rääkida ja rääkimise juures loomulikult kuulata, et see jääb alles ja võib-olla süveneb. Hea sõber, kutsun sind öölaulupeole 23. veebruaril kell 6 õhtul Tallinna 32. keskkoolis. Kohtume seal.